Tere tulemast tagasi, mis täna? Mis täna? Täna hakkame rääkima hüüdnimedest. Kellele? Poliitikutele. Okei. Tõsi ta on, et aeg on meid muutnud jällegi. Oleme tagasi ja taaskord siis veel uuemalt. Kas me julgeme välja öelda, kaua meil see hooaeg seekord kestab? 3 nädalat. Viitsid pikemalt teha? Teeme 3 nädalat. Martin, ma saatsin sulle ühe lingi. Nii. Palun ava see link. Tuld. Vene hüüdnimed on siin peale. Ja, nimelt ilmus mõnda aega tagasi artikkel, kus Vene meedia on pannud Eesti poliitikutele hüüdnimed. Ma valisin need sealt 6 tükki välja. Need on venekeelses kirjas ja Marti nüüd siis peab neid kokku veerima ja arvama, kes on kes. Et kelle selline hüüdnimi on pandud. Ja kui sa esimese hooga ära ei arva, siis loomulikult ma annan sulle vihjeid. Aga lähme siis kohe esimese juurde. Lähme kohe esimese juurde. Lähti tunned, nii et proovi äkki saad isegi kokku selle kõik, mis seal kirjas on. No siin on mingi jura. Jurka, jura, kolesso. Kuule, ma päris hästi oskan lugeda isegi. No, täitsa küll välja, ja. Aga isest kas... Jura, see võib-olla hääldusega natukene noriks. Jura, jurka. See on Jüri. Ja. Jüri on see. Oled õigel teel. Jura, kolesso. Nii. Kolesso, ma ei kujuta ette. Kolessov, noh. See kolesso, see on nimisõna. No jurka on Jüri. Ma pakun, et ratas on ju. Täpselt. Aga mis see kolesso tegelikult? Ratas. Ehk siis on tõlgitud ratas eesti keelest lihtsalt vene keelde ja kutsutaksegi teda siis Jura Kolossaaks. Huvitav, kui nad tõlgiksid minu nime ära, kas oleks Marti, kuidas on vene keeles hall? Hall, ma ei mäleta, kuidas vene keeles hall on. Mingi... Kirjutage meile kommentaariumisse alla, kui te olete ära subscribe-inud ja video laikinud, et kuidas on vene keeles hall. Ossina. Ma tahtsin šnokk hakata, sõnokk, oligarha. Oligard siis nagu. Oligarh. Ma ei tea siis sõna nagu oligarh. See on nagu aadlik siis või mingi nükene. Oligarh on naftaärimees. Oligarh. Hästi rikkad naftaärimehed, neid kutsutakse. Ossina, sõnokk, oligarha. See on nagu mingi ossina, sõnokk, oligarha. No aga mis sa arvad, kes see võiks olla? Ossinovski. Täpselt, Jevgeni Ossinovski. Sõnokk oligarha tähendab siis... Kas Ossinovskil on palju klotsi siis või? No ma ei oska öelda, kuidas Jevgenil on, aga ta isal väidetavalt, kui ta oligarhiks kutsutakse, siis peaks olema natukene vist rohkem kui keskmine palk tõesti kuus. Krõsa. Krõfa. Ei ole krõfa. Peaaegu krõsa. Ei ole krõfa, jaa. Krõsa. Kui sa ütleme niimoodi, et kui sa valdaksid praegu vene keelt, siis oleks see sulle väga tugevaks vihjeks, mis see krõsa tähendab. Krõsa, mingi krõsa. Ma ei kujuta ette krõsa, mingi koor, äkki, mingi punasega seotud krass, Inimesed jälle vaatavad täiesti idioot. Sarvik või? Ei, ma andsin sulle väikse vihje, aga sa võtsid ainult mingit sarved. Ma võtsin kõrgu teha sellega, aga... Krõsa, jänes kuidagi moodi. Ei ole jänes, väga lähedal oled, näriline küll. Näriline, krõsa, hiir siis või? No, close enough. Rott. Jaa. Rott. Kellel võiks olla Eesti poliitikutest hüüdnimeks Rott? Kes on kõige suurem Rott, kes raha on pannud tuuri või? Panen papi taskusse nagu Siim Kallas. Kurat. Minu loogika vedas mind Siim täiesti. Kas tuleb vastus, ei tule? Oota, ma mõtlen. Kõige niisuguse on Rotim. Ta peaks olema, kas see on vahel. Aga miks sa arvad, miks sa just arvad, et see on nagu seotud nagu tema, et on mingi Rott kuidagi nagu oma teguviis, et aga äkki see on välimus hoopis. Väike vihje. Kes see meie mees lauluski? Ei ole Riisalu. Ei ole Riisalu? Okei. Ta on poliitikast taandunud härrasmees, tal oli aastaid tagasi tugev insult. Mart Laar! Muidugi, kuidas ma mõtlesin tema peale? Človek moralno opušennõi. Opositsiooni mingi moraalnõi Človek inimene, tšikk. Nii, Človek on inimene, sellest me saime nüüd aru, moraal on tal ka vist olemas. No? Opositsiooni moraal on tal. Ta on alati opositsioonis, talle meeldib opositsioonis olla, mul on niuke tunne. See on väga vähe opositsioonis olla. Ma võin öelda, et ta on püstitanud poliitikuna ühe maailmarekordi. Edgar Savisaar. Ei. Mis rekordi sinu arust Edgar Savisaar on püstitanud? Kõige rohkem ei midagi ütle. Korruptsioonisüüdistusi saanud Eesti poliitika. Človek moralno opušennõi. Jaa. Ma
ma ei saa mitte midagi aru, mis siin peale selle cello back moraalselt alandatud inimene on see tõlkes. Ehk nad ülistavad seda inimest. Moraalselt alandatud. Moraalselt alandatud. See ei ole pigem üldse kusagilt otsast positiivne. Ja selle hüüdnime ta sai pronksöö eest. Siis on reformierakondlane keegi. Mõtle, kes oli tol hetkel peaministeri võimul. Ma mäletan, ma olin nii väike poiss. No kus? Ei kottins. No see mees oli 10 aastat võimul. Ta oli 10 aastat peaminister Eestis. Ma tean küll, see on see Tartu linnapea oli ka üks hetk. Jaa. Olümpiavõitja suusatajaga neis nimi sama. Siim Kallas. Andrus Ansip. Muidugi. See on mul peas ketrab nagu meil enam nagu mingi Erki Nool. Pingviin. Ma tean, kes see on. Pingviin. Rõss Bogatõi. See on see, kes meil vahvalt siin niimoodi kikilipsuga käis, on ju meie president olnud. 10 aastat. Väga respekteeritud härrasmees, kes meil siin, kui meil palju testavad, et Läti alkoholi ostma läks tema pruudi järgi sinna, on ju. Meil on siis Ilve. Jaa, Ilves, jaa. Aga kas loe see viimane... Pingviin, Rõss Bogatõi. Bogatõi. Kas see teeb, mida tähendab? Bogatõi. See on Bogatõi, mitte Bogatõi. Jaa, Bogatõi. Bogatõi. Tead, mis Bogatõi tähendab? Ma ei tea, mis Bogatõi tähendab. Sarvik. Abikaasa truudusetuse pärast. See oli see terrassisuudlusskandaali pärast ja hoida siis enda sellise hüüdnime. Kui sa selle kokku loed, on nii tore. Seda ma mõtlen. Buratino, pika nina. Kes meil on pika nina? Kes meil on pika nina? Kas ta on selle pärast, et nagu vaata, kui Buratino valetas, siis tal nina kasvas kogu pikemaks. Kõik inimesed ju vananedes nina ja kõrvad ja kasvavad elu lõpuni, nii et me kõik valetame järjest rohkem elu lõpuks. Aga kellel on hüüdnimeks Buratino pandud Vene meedia poolt, Martin, mõtle? Kõige pikem Buratino. Mitte ühtegi naist pole siin olnud veel siiamaani. Ja tõesti, kas on äkki naine? Äkki tõesti. Võib-olla andsin sulle hea vihje. Äkki on Siim Kallas. Erki Nool! Seda ma ei saa, noh. Kas on Nii. meie president? Meie president Kersti Kaljulaid on nimetatud siis Vene meedia poolt Buratinoks. Ta on nii armas, tore inimene, ma ei saa miks. Tegemist on Vene meediaga ja nemad teevad, mis nad tahavad. Just. Selline oli meie tänane saade. Marti vene keele oskus sai hindeks 3+. Aga kui sina tahad edasi valetada ja lootuses, et su nina mitte kunagi kasvab, pane subscribe, vajuta like ja kommenteeri alla siis, kuidas see hall meil siis vene keeles on. Näeme juba järgmises videos. Täpselt nii. Näeme homme. Tšau! Homses osas. Kui palju sul see naiste aluspesus sa oled pääsenud? Omal ajal sai siin ikka päris palju tehtud, oled näinud naiste aluspesu küll, on ju? No miks omal ajal?